Siimusti algkoolis lõppes Eeva Niinivaarale pühendatud laste omaloomingupäev ja siia olid tulnud ka lapsed Mustvee koolist, õpetaja Lii Savatski. Kuidas tekkis mõte sellest sündmusest osa võtta? Kuna see sündmus on Jõgeva vallas ikka olnud traditsiooniline ja siin koolis on teda ikka päris mitmeid aastaid peetud koostöös raamatukoguga, siis raamatukogu juhataja Tiina helistas mulle ja pakkus siis sellist võimalust lastega tulla sellesse väiksesse kooli natukene siis kohtuma kirjanikuga Anti Saar ja pisut ka kirjutama teemal sünnipäev. Kuna ma ise olen siin Siimusti lasteaeda algkoolis ka 10 aastat tööd teinud klassiõpetajana, siis oli tore tulla uuesti vanaste töökohta ja tore on kindlasti ka lastel, sest lapsed kohtuvad uute õpilastega, näevad uut koolikeskkonda, hoopis teistsugust kui meie Mustvee koolis on. Ja loomulikult said nad võimaluse kirjutada siis teemal sünnipäev ja esinemiskogemust on õpilastel ka ikka alati vaja. Kui palju lapsi oli, kui palju õpilasi oli Mustvee koolist? Minul hetkel on 2. klass ja minu klassis õpib 7 õpilast. Praegu on nagu raamatukogu nädal, millised sündmused on Mustvees toimunud ja Mustvee koolis kui ka üldse teie kandis seal? Mustvee koolis on päris pikalt olnud nüüd neid erinevaid raamatukogu sündmusi. Näiteks eile oli meil siis Mustvee raamatukogus külas kirjanik Hargla ja tema siis sellist jutuajamist ja vestlusringi külastasid ka meie vanemate klasside õpilased 7., 8., 9. Nii et ka raamatukogus on olnud siis erinevaid inimesi, kes on siis laenutanud tuntuid tegelasi valla piires, kes siis on laenutanud erinevatel päevadel raamatuid. Ja loomulikult me külastame oma raamatukogu Mustvees väga tihti, sest seal on välja pandud väga toredaid temaatilisi näitusi. Teeme ka aeg-ajalt eesti keele ja kirjanduse tunde Mustvee raamatukogus, nii et raamatukoguga on meil kogu aeg tihe koostöö. Tal oleks kuulus kass ka vist või? Jaa, seal on üks vahva kass, kes tõepoolest elab siis raamatukogus ja lapsed väga armastavad teda ja loomulikult kass armastab meid ka, nii et rõõm on temaga alati kohtuda.